Alustan loeng 6. Esimene teema, millest ma räägin, on stiilid. Ehk siis stiilidega on võimalik kombineerida siis erinevaid parameetrid ühte kohta. Et see on eriti kasulik, see on siis, kui te ühte stiili või seda visuaalsed parameetrid kasutada ainult ühes kohas, siis seal eriti üle vahet on, et just te saate kohe selle elemendi külge defineerida. Et nagu näiteks siin on teksti juurde pandud külge, siis coloriks on, see peaks olema siis green ehk siis roheline. Kuna siin on need kaks esimest tähendavad siis siin RGB koodis siis red'i, kaks järgmist siis green'i ja siis kaks kõige viimast on siis blue. Et see peaks olema roheline või ma võin eksida. Aga see ei ole tegelikult tähtis. Ja siis siin on typeface, et see on siis selle teksti teksti üks parameeter, milline ta välja näeb ja siis siin on see tekst küljes. Aga ütleme nii, et kui te seda teksti jõud sellises kujundusega kasutate ühes kohas, siis ei ole eriti vahet, aga ütleme, et kui teil on rakenduse peal on näiteks 20 erinevat tekstviews või 20 erinevas kohas kasutades, kui te peate iga kord copy-paste'iga seda sama ühte koodi kokku panema, siis see ei ole väga siukene mõistlik lahendus. Ütleme, et praegult on teil see teksti värviks on küll roheline, aga näiteks tuleb mingi tehniline muudatus või mingi asi, siis teil on näiteks vaja muuta teksti värv näiteks tumeroheliseks. Ja siis siin tekib see probleem, et kui teil on 20 erinevas kohas seda ühte sama asja kasutatud, siis te peate üles otsima 20 erinevat kohta ja igas ühes käsitsi muutma. Samas, kui te kasutate stiili, siis nagu siin all näha, et need on identsed lahendused. Siin ei ole seda stiili defineering, see tuleb järgmisel slaidil, aga siis teil on võimalik, et kui kõik need näiteks sarnased tekstijood viitavad ühele stiilile, siis teil on tehniline, kui toimub see mingi muudatus, siis või tehnilise nõude muudatus, siis teil on lihtne, te peate ainult ühes kohas muutma. Samas versus 20 kohta näiteks. Ja siin ongi näha, et siin see stiil, mis ta siin kasutatakse, et see on defineeritud siis siin slaidil. Ja et stiilide puhul on see, et paigutatakse res values kausta, laiend peab olema XML ja siis root peab olema resources. Et siin on näha resources ja siia saate neid style tagide vahele saate ise luua oma stiile. Ja selle nimeks võite ükstapuha mis panna, et see ei oma tähtsust, lihtsalt compile time'il siis käiakse kõik failid läbi, mis vastavad nendele parameetritele ja siis parsitakse kõik need väärtused. Ehk vahet ei ole, mis teil faili nimi on, et see on, teie seda oma koodis ei kasuta otseselt. Ja nagu näha, et siis on defineeritakse need sihukeste parameetritena, et siin style tagi sees on itemid ja siis iga item name on siis viitab sellele, kasutab kiina seda, mida ta konkreetsel hetkel või mis parameetrile ta viitab, kasutab seda nime ja siis teisena väärtusena kasutab ta siis seda väärtust. Ja seda on neid siin on küllaltki keeruline kirjutada,
sest see autocomplete'i tugi puudub siin. Et siis selleks on vaja siis pöörduda kuskile dokumentatsiooni poole, et milline see väärtus täpsemalt siin peab olema, et vastama. Et siin nendes väärtuste defineerimisel autocomplete'i töötab. Milliseid parameetrid on võimalik siis stiilis kasutada, et need on kõik defineeritud siis selles dokumentatsioonis ja seal on selline asi nagu XML attributes või XML tags. Et ütleme, te tahate text view'd, võttes te lähete siia references, otsite üles text view, siis seal on XML parameeter, sest oli niisugune alamkategooria, siis seal on kõik need võimalikud väärtused on defineeritud. Et noh, siin näiteks edit teksti puhul, et üks näide veel, et on input type, et edit tekst, mis võimaldab sisestada ainult numbreid ja siis sellest on võimalik luua stiil niimoodi ja siis seda stiili on võimalik kasutada mitmes kohas. Stiilidel on väga niisugune tugev pärilikkuse tugi. Et see on vägagi sarnane, CSS-iga, kes on tegelenud, et seal oli ka, seal toimus asi samat moodi minu arust. Et see on võimalik, et siin on viimastel aastatel midagi muutunud, aga üldloogika on sama, et kes on nagu CSS selle stiilide pärilikkusega tuttavad, siis neil on see lahendus küllaltki lihtsasti nagu arusaadav. Aga et ütleme, et on olemas, et te leiate, et kuskil niisuguse süsteemi sisese stiili, et süsteemi parameetritel te pöördute alati @Android tagiga. Et see on siis operatsioonisüsteemi stiilide poole, et kui te soovite mingit stiili kasutada. Ja need on kõik, konkreetselt linki ei oska anda, aga need, kuna Android on see avatud lähtekoodiga, siis on kõik need stiilid, defineeringud olemas, mida te saate kasutada kuskil süsteemi mingis XML failis. Et Google'ist leiab üles. Ja siin konkreetsel juhul ütleme, et te leiate niisuguse süsteemi nagu teksti niisugune visuaalne pool on täpselt see, mida te otsite, aga sellel on üks probleem, et kõik parameetrid klapivad, aga on ainult üks probleem, et teil on vaja, te soovite nagu seda värvi muuta. Ja siis ongi põhimõtteliselt võtate vanemaks, võtate selle süsteemi stiili ja siis defineerite selle parameetri, mida te soovite muuta. Ja siis lõpplahenduses ongi, et teie stiil on täpselt nagu see, lihtsalt siin juures on teksti värv teine. Ja kui te olete ise mingi baasstiili defineerinud ja soovite seda nagu mitmes kohas kasutada, näiteks nagu see code font, mis ma siin defineerisin, kus on siis teksti värv on roheline näiteks ja siis kasutab seda monospace typeface'i. Siis sellele on võimalik niisugune mugavamalt viidata, on siis kasutada punkti, ehk siis esimene on siin vanem ja siis teine on siis selle konkreetse lapse nimi. Siin on siis kasutame kõiki neid code font parameetrid, aga muudame ühe parameetri ära siit ja siis paneme värviks paneme punase. Ja siis samakorda siit võib lõpmatuseni niimoodi üksteise otsa neid stiilide pärilikkusi luua, et ütleme, et kõik värv klapib, kõik stiil klapib, või see typeface klapib, aga tahate näiteks kasutada ühes kohas, ütleme näiteks 10 kohas kasutate väikest seda sama teksti, aga umbes 10 kohas kasutate suuremat, siis saab sealt juba luua järgmise lapse, ehk siis kasutate neid kahte vanavanemat ja siis vanemat ja siis siia loete selle panete lapse nime ja siis jälle see parameeter.
mis on nagu teie selle, no mis on lapse jaoks või mis on, teeb selle lapse unikaalseks. Ja mis vahe on siis, Androidis on nagu tiimid ja on style'id. Põhimõtteliselt neil mitte mingit defineerimises, absoluutselt mitte mingit vahet neil ei ole. Et kõik defineeritakse resource sinna root või see resource root, XML element peab olema ja kõik on style tüüpi itemid. Et siis ühesõnaga kõik, vahet ei ole, kas ta on tiim või style, kõik defineeritakse niimoodi. Aga vahe tuleb ainult sisse siis, et kuidas, kus kohas sa seda kasutad. Et see siis defineerib ära, kas on teemaga või stiiliga tegu. Ja siis vahe seisnebki selles, et stiil, et see lisatakse siis ühele vaatele külge. Et ütleme näiteks text view või linear layout või midagi sihukest. Aga teema, siis see lisatakse kas siis tervele activity'le või siis lisatakse tervele rakendusele. Et need defineeritakse siis manifestis. Et siin on võimalik siis defineerida, et kui te teete sihukese teema või noh, sihukese stiili, kus on defineeritud see teksti värviks näiteks sinine ja või noh, kui te teete sihukese stiili, kus on defineeritud teksti väärtuseks sinine ja panete selle külge activity'le või tervele rakendusele, siis läbivalt terves rakenduses vaikimisi tekstid on siis sinist värvi, kui just mingi alamstiil seda üle ei kirjuta. Ja siin ongi, et kui stiile te kasutasite niimoodi, defineerisite mingi view ja style, siis teemade puhul on kasutada sihukest nagu guide. Ja noh, siin on jälle pöördutud näiteks activity'le pannakse dialoogi kujundus külge. Et Android siis viitab selle, et see team.dialoog, see ei ole nagu teie rakendus defineeritud, vaid see on operatsioonisüsteemi enda sihuke stiili valikutest võetakse üks. Ja siin on samamoodi võimalik seda pärilikkust kasutada, et ütleme, et kogu see teema asja klapib, kuid mingi üks parameeter on selline, mis ei ühti teie soovidega, siis te saate võtta vanemaks selle operatsioonisüsteemi teema ja siis saate ühe selle parameetri ära muuta ja siin te siis saate seda kasutada, seda vastloodud teemat, kus on siis teie unikaalne see nišš nagu sees. See üks teema, mis on siis seotud selle stiilidega, on siis material design. Eks siis material design, see on siis Google'i poolt kokku pandud selline ettekirjutus või soovituslik soovituslik ettekirjutus, et milline võiks olla kasutajaliides. Et siis Google ise kasutab seda, seda material disainis kasutatakse läbivalt mitmel platvormil, et veebis ja Androidis. Et ma ei tea, millised Google'i rakendused näevad välja iOS-i peal, et kas nad kasutavad seal ka seda lähtuvalt sellest material disaini printsiibist. Ja siis siin rõhk on sõnal guide, ehk see on sihukene, et see ei ole selles mõttes, see ei ole reegel, mida te peate kindlasti jälgima, mida te peate alati tegema, et kui enda rakendusi loote, et kui te seda ei tee, siis samas ka nagu midagi ei juhtu, aga selles mõttes mõistlik oleks neid kasutada, kuna see on selline
siis on kasutajatel läbi mitmete rakenduse on niisugune ühtne arusaamine ja kasutajakogemus. Et neil on, kui te kasutate niisuguseid standardprintsiipe, siis on küllaltki lihtne kasutajal teie rakenduses navigeerida või üldse teie rakendust kasutada. Ja see Material Design, see tuli siis Lollipop selle ehk siis Androidi 5. versiooniga. Ja kui te teete rakenduse, mille targetiks või miinimum-API versiooniks on Lollipop, siis on asi nagu väga lihtne. Et te defineerite lihtsalt teema, mis on tervel rakendusel ja siis võtate team.material. Aga kui teil on näiteks targetiks 4.0 või see miinimum selleks versiooniks on 4.0, siis läheb asi natuke keerulisemaks. Et teil tuleb kasutada siis seda support library't ja selle saate niimoodi, kui te Grailis kirjutate siukse rea. Ja isegi kui te seda support library't kasutate, siis kõikidele funktsionaalsusele ja visuaalsele elementidele ligipääsu ei ole, et see on nagu siukene piiratud koguses tagasi ühildav. Aga siin siis võtate teemaks selle team.app-compat. Ja põhiprintsiibid, mis siin selles Material Designis välja toodud, on need, et värvid on siis siuksed hästi herksad ja küllaltki siuksed tugevalt eristavad siis erinevaid nii-öelda tegevusobjekte kasutajaliideses. Et siis seda sama printsiipi näiteks, mis ma olen vaadanud, näiteks Google Docsis juba kasutatakse, siis Google kalendris vist on, siis väga paljudes Android rakendustes on lähtudes nendest samadest Material printsiipidest. Oi, see on veel nii. Ja siis kogu see loogika on üles ehitatud niimoodi, et kui kõikidel niisugust kasutajaliidese elemente on X ja Y olid enne nii või naa olemas, siis tuuakse sisse set siis telg ehk siis kui siis X ja Y olid siis üles-alla, siis Z on nagu Z on siis kasutaja poole, et luua niisugust ruumilist olekut. Et siin tekib kohe see probleem, et mis mõttes, et kuidas saab ruumilist luua, kui meil on nutitelefoni ekraan on täiesti sile. Aga siin ongi, et hetkeseisuga on ainuke võimalus niisugust ruumilist sisse tuua siis mängides varjudega. Ja et siin on küllaltki hästi näha, et see printsiip lahendub siin niimoodi, et on erinevad niisugused kihid ja need kihid siis on nii-öelda nagu üksteise peal või üksteise peal hõljuvad ja siis kui kõrgel mingi objekt on, kas ta on nüüd all või üleval, et see siis defineeritakse varjudega. Et see varjude mängu toomine, et üldse niisuguse Z-telje nagu mängu toomine, et see tundub olevat pigem niisugune tulevikku vaatav suund. Et hetkel on meil, telefoni ekraanid on täiesti siledad ja mingit tagasisidet meil ei anna. Kuid eelduste kohaselt siin tulevikus võib loota sellised tehnoloogiad, kus me saame juba ekraani pealt saame tagasisidet. Ehk niisugused lahendustest on mingid prototüübid olemas, et ütleme, kui ekraanil on mingi nupp, siis see ekraani tasapind muutub sellele vastavalt, kus näiteks see nupp või element on. Ehk te suudate nagu sõrmega tajuda, et kus kohas mingi see reljeef on. Et siis riistvara on ise võimalik ekraanile nagu reljeefi joonistama. Aga selle tehnoloogia kohta see on niisugune, see võib olla siin väga kauges tulevikus veel, aga see on niisugune isiklikult mulle tundub, et
see Z-telje mängu toomine, et see on selle tehnoloogiaga seotud, et siis juba väga niisugune tulevikku vaatav samm. Ja siis iga kiht on ühtlase paksusega ehk siis üks DP, üks Device Independent Pixel. Siis erinevate nende kihtide vahel ei ole võimalik siis erinevad kihid on siis erinevatel kõrgustel ja siis ei ole võimalik, kuidas mõelda, ühed kihid sujuvalt üle minna teisele mingi puudutusega. Ehk siis see puudutus, korrektne on see, et kui siin on mingi kiht, siit swipe'ite, siis see vint lõpeb siin ära, mitte ta ei lähe siia vanemale kohe edasi. Kui meil on mingi nupp ja selle peale on mingi läbipaistev element, siis me vajutame selle vahele kas nupp või teine käest või midagi? Ei, see on selles mõttes, see ei ole nagu... Ei, see on nagu siukene, kuidas öelda, see, mis ma praegu räägin, see on selline pehme nagu ettekirjutus või kuidas asjad võiks toimida. Ehk kuidas nagu päris maailmas või see tehniliselt on need asjad loodud, et seda ma ei, see sõltub konkreetsest näitest. Aga see, mis ma praegu räägin, on see, et see on nagu Google, kuidas soovib, et asjad nagu peaks töötama. Et kuidas nad tegelikult töötavad, et see sõltub juba sellest tehnilisest implementatsioonist. Vaat. Ja siis mitu erinevat niisugust materjalkihti siis ei tohiks paikneda või kokku paikneda täpselt samal siis samal koordinaadil ehk siis X, Y, Z mõistes. Et nad võivad olla küll, siin on näha, et näiteks see kiht ja siis see kiht näiteks on Z-il mõlemad, aga nad ei ole X ja Y on nagu erinevad. Jah, siis mõtlengi. Jah, siis X ja Y all ma mõtlen siis X on siis see äkki või või Y on see ja siis Z on see, mis läheb üles. Või X, Y, need ei ole väga tähtsad, mis pidi on, aga Z on siis, või kui ma räägin, siis ma mõtlen, et Z on siit üles. Ja siis see Z-telje toomine, et seda saate kasutada Android Elevation parameetriga. Ja see on jälle see, et kui te kasutate, kui teil on CX on 5.0 ja ülespoole, siis te saate seda kasutada vabalt, aga kui teil ei ole, kui te soovite toetada vanemaid versioone, siis te seda kasutada ei saa, isegi siis, kui te võtate kasutusse selle support library. Ja siis Z koosneb siis staatilisest komponendist, ehk siis see on, kui palju ta on kõrgus ja siis tal võib olla veel dünaamiline komponent, ehk kui nupule vajutatakse, siis ta näiteks tõuseb üles mingi 5 dp-d ja siis läheb uuesti tagasi. Ja neid on võimalik siis defineerida niimoodi XML-is, siin layoutis, või siis view Z elevation või siis view Z translation Z. Et siis see translation on see, kui toimub mingi action, mingi nupuvajutus näiteks, siis ta tõuseb mingi ajutiselt ülespoole. Ja siis, mis selline väga, küllaltki veel kardinaalne muudatus on, et toodi välja selline asi nagu, et ma ütlen, et see material disaini asi, et see on väga uus. Või üldse kogu see asi on väga uus, et see tuli alles siin novembris, tehti need, ametlikult lasti see asi välja alles novembris, eelmine aasta. Et see, ja siis, see ei ole selline asi, mis on nagu
aastaid ja aastaid olnud ja mis peaks ju nagu igas rakenduses olema, et see on päris selline värske asi. Ja siis üks kardinaalne asi, mis veel siia juurde toodi, oli see, et juhatad sisse selline asi nagu floating action button. Ehk siis see on selline nupp, mis võiks hoida ennast kogu rakenduse, kuidas öelda, kõige olulisemalt funktsionaalsust. Ehk näiteks, kui te võtate välja Gmaili rakenduse, siis seal on kasutatud seda nuppu näiteks uue emaili saatmisel, mis on nagu loogiline selles mõttes, et emaili kliendi põhiline üks põhilist funktsionaalsust on see emaili saatmine. Teine on lugemine, aga kuidas sa saad mingi lugemise actionit nupule panna, et see on niisugune elementaarne, et sul on nüüd taustal on kogu loetav materjal, et siis action all peaks mingi tegevus olema ja emaili kliendi puhul saab selleks näiteks lugeda emaili saatmise. Ja see on niisugune asi, mis ei peaks olema igal ekraanil ja siin on siis välja toodud need mõõdud, et 56 dp-d ja 24 dp-d on siis see, siin ei ole praegu välja toodud, aga siin peaks mingi väike ikoon olema. Ja mis selle nupuga on see, et seda mitte mingit Androidi apipoolset tuge selle nupu loomiseks ei ole. Et see ei ole sellist asja, et mingi set action button ja üks rida koodi on valmis. See on, hetkeseisuga on kõik see asi nagu käsitöö, et te peate siin, tõenäoliselt tuleb teil relative layout, siis tuleb siia paigutada see nupp siia nurka, siis nupp on tõenäoliselt, kas te võtate mingi image view, kus on ikoon, siis backgroundiks panete kas siis mingi ringi selle view või siis vektoriga joonistate selle ja siis sinna panete omakorda need klikid külge ja selline asi, et see on selline, hetkeseisuga seda tuge ei ole, et see käsitööna peab kogu asja üles ehitama. Ja siin on siis veel näha, et oli, siin on samamoodi ka, see ei ole see action button. Näiteks siin, vist on ikka. Et selle näite puhul on ka samamoodi see nupp välja toodud. Minu isiklik arvamus on see üldse see värvide koha pealt, et see kontrast on, see on minu subjektiivne arvamus, et see kontrast on natuke liiga suureks aetud. Ehk siis üldse see värvide need kammad, ehk näiteks minu isiklik arvamus on see, et niisugune türkiis-sinine ja niisugune hästi erkkollane, et need ei ole minu niisugused värvid, mis väga niisugust üksteise vahel nagu kokku sobiks. Aga nagu ma ütlesin, et see on guideline, mitte reegel, et kui te enda disaini loote, siis te võite sellest lähtuda, kuid te ei pea tingimata neid asju tegema. Ja mis siin Android 5-ga veel muutus see, et nüüd sai võimalikuks selline asi, et on süsteemi staatusbaari värvi muutmine võimalik. Et enne seda oli see alati musta värvi ja siis need tekstid olid siin türkiis-sinised või siis uuematel versioonidel valged. Aga nüüd vastavalt selle enda rakenduse teemale on võimalik seda ülemust riba muuta. Ning lisaks, mis veel muutus, et on võimalik ka isegi selle navigation baari värvi muuta. Ja selle navigation baari värvi muutmise koha pealt, et see on selline asi, mida tuleks, kui te kavatsete seda teha, siis seda asja tuleks nagu väga sügavalt mõelda, et kas see on selline asi, mida peaks tegema. Ehk siis see navigation baar tagab sellise ühtse navigatsiooni kogu rakenduse lõikes. Ja nüüd, kui kasuta mingit tuleb, te näete näiteks navigation baari, näiteks hele alliks, nupud on valged, siis tal võib tekkida segased taolid. Et kus ma olen, et kuhu ma nupud kadus ja kuidas ma nagu rakendusest välja saan. Ja kuna siin Androidi see oleneb veel riistvara tootjast, näiteks Samsung kasutab siiamaani riistvaralisi neid nuppe. Aga enamik tootjad on liikunud selle poole, et need back ja home ja need nupud on kõik kuvatud tarkvaraliselt.
aga et kui ongi tarkvaraselt on kuvatud, siis sa teed mingi sellise värvi, kus siin kontrastiga need nupud välja ei tule, siis kasutajale võib see väga negatiivne user experience olla. Ja siis color, siin on näha, et color primary, see käib defineerimine samamoodi stiiliga, et siin on näha, vanemaks on võetud materjal stiil ja lihtsalt vastavalt enda modifikatsioonile või brändile või äpile, mis te loote, siis te saate defineerida, et milline on näiteks action bar'i värv, milline on siis status bar'i värv ja nii edasi. Ja navigation bar'i värvi on võimalik muuta selle täiega, et need asjad enne Android 5.0 võimalikult nagu ütleme, see navigation bar'i värvi muutmine ühe häkiga oli võimalik, aga see, et seda status bar'i sai muuta, see on nagu täiesti uus asi. Ja kumbagi neid ei saa siis selle support library'ga kasutada. Et siis siin tuleb jälle välja see aspekt, et mis ma siin mõned loengud ja praktikumid olen rääkinud, et kui te loote mingi rakenduse või ja siis te peate mingi hetk otsustama, et kui paljude inimesteni soovite jõuda, et mis versiooni te toetate. Ehk siin tekibki see, et uuema versiooniga saate nagu rohkem funktsionaalsust või siukseid modernsemaid asju, kuid samas, kui te toetate vanemat versiooni, jõuate teile rohkemate inimesteni. Ja siis, kuidas kasutada material disaini, kui teie sihtgrupiks on kasutajad, kes ei pruugi kasutada, kellel ei ole näiteks Lollipop seda rakenduse versiooni või mis Lollipop operatsioonisüsteemi versiooni. Siis selleks te kasutate seda support library't. Gradle'is defineerite niimoodi ja sellega tehakse kogu töö eest ära, et see funktsionaalsus, mis on tagasiühildav, see laetakse siis teie rakendus sisse. Ja sellega ei ole garanteeritud kõik material disaini need funktsionaalsused. Ja kui te layoutis ei kasuta seda uusi neid XML atribuute, nagu näiteks oli Elevation, siis teie disainid on selles mõttes, seal ei teki nagu jah, siis selles osas peaks olema disain tagasiühildav. Ja samas teil on võimalik defineerida, kasutades alternatiivseid ressursse, siis on näiteks võimalik defineerida, et Lollipopi puhul on üks disain, mille te panete res layout V21. V21 tähendab siis API version 21, ehk siis mis vastab Android versioonile 5.0. Ja siis teised disainid panete res layout kausta. Ehk siis uusi asju kasutate siin ja samas vanad disainid panete siia. Ja siis järgmine oluline asi on selline aspekt kasutajaliidest on action bar, ehk siis see on see ülemine riba. Ehk siis näiteks selle puhul see näide. Ja mis see action bar endast kujutab, et ta loob selle identiteedi nagu rakendusest, ehk vaikimisi kuvatakse siin teie rakendusikoon, ehk see launcher ikoon, mis teil on see operatsioonisüsteemis, kus te käivitate oma rakenduse. Ja siis siin kuvab kas pealkirja või siis teie rakenduse nime. Ja lisaks on väga mugav, või väga lihtsalt ja väga mugavalt on võimalik siia lisada nuppe. Ja siis on võimalik siin väga lihtsalt veel defineerida loogikat, et millised nupud on nähtavad. Et siin on see overflow, et siin on selle nupu taga on funktsionaalsused. Ja need, mis näiteks, mis te soovite, oleks visuaalselt nagu tähtsamad, ehk siis need paigutatakse loogiliselt siia. Ütleme, et teil on 5 nuppu, defineerite ära, et need 2 on tähtsamad, need peavad alati nähtavad olema.
siis 2 kuvatakse siin ja ülejäänud 3 nuppu lähevad siis selle taha. Te saate sihukest väga lihtsalt sihukest loogikat ka veel teha, et kui näiteks on rohkem siin üleval action bar'i ruum, ehk siis kui näiteks seade on keeratud küljeli, siis te saate öelda, et kuva näiteks kõik 5 nuppu. Ja kogu see asi on 100% support library'ga tagasi ühildav kuni Android versioonini mingi 2.0 vist. Ja üldloogika on see, et ta teeb nagu tähtsama funktsionaalsuse, et ta toob kasutajale silme ette ja nagu sihukene visuaalselt sellisesse kohta, kus kasutaja haarab seda väga kiiresti. Ja lisaks sellele ta indikeerib, et kus kasutaja võimaluse puhul ta indikeerib, kus kasutaja rakenduses asub. Ehk siis siia, kui ta asub esilehel, siis kuvatakse lihtsalt ikoon, kui ta on kuskil muus vaates, siis ma mäletan täpselt midagi siin muutus, et kas siia tekkis mingi backnupu moodi asi või midagi sihukest. Aga see on selline, see on see täiendav funktsionaalsus. Ja põhimõtteliselt action bar'il te seda kasutaja liideses te ei peagi seda üldse defineerima. Ehk siis, et see on nagu vaikimisi rakendusel olemas, et sellega ongi selline asi, et kui te ei soovi seda kasutada, siis te peate nagu spetsiaalselt defineerima. Aga vaikimisi ta on olemas. Ja ainuke asi, mis teil on vaja defineerida, on siis, et menüünupud, et milliseid menüünuppe te soovite seal kuvada. Ja siin selle näite puhul, et ma näiteks panen otsingunupu. Ja siin on ID, ikoon, et milline see visuaalne ikoon ja siis title, et mis on tekst. Ja siis show action, et see defineeribki selle, et if room, siin on veel muid parameetrid, aga näiteks kui on ruumi, siis ta paneb selle otsingu ikooni, aga kui samas kasutajal on nagu ekraanil on siin, tõesti, ma ei tea, pealkiri läheb nii pikaks, et ei mahu ükski ikoon ära, siis ta dünaamiliselt ise paigutab selle nupu siia overflow alla. Ja nagu praktikumis olete näinud, et kui te loote tühja Android projekti, siis activitites on teil mingi selline on great options menu, sihukene baasklassi override'itud funktsionaalsus sees alati. Ja siis mida see teebki, et tema võtab selle defineeritud menüü ja siis sellest loob või parsib selle kasutajaliideseks ja siis kuvab seal, annab selle action bar'ile kuvamiseks. Ja siis kuidas on võimalik, see on ka sama asi, et see vaikimisi Android Studio template'id, ehk see on teine asi, mis on alati activity sees. Ja siis on options item selected, ehk kui vajutatakse mingile nupule, siis siin on selline switch ja vaatab, et mis on item ID. Ütleme, et siin näiteks selle puhul on ID on action search on ju, switch case ID action search, siis open search või tee mis iganes funktsionaalsust. Ja siis tagastatakse true, et see action bar on nüüd konsuuminud või selle kasutaja puudutuse ära tarbinud ja teinud, mida oli vaja. Ja siis action bar'idega on küllaltki lihtne veel teha sellised funktsionaalsust, et sul on võimalik nagu splittida need omavahel, et kõik see asi on siia süsteemi sisse ehitatud, et ei pea hakkama siin panema, et panete lineaar layout, siis siia pane sisse image view, siia pane text view, siia veel pane mingi, et kolm image view, siis pane kõigil on click, siis siia pane veel mingi tabid, siia pane veel üks lineaar layout, mis kõik on mingi relative layout'i sees ja nii edasi, et sellised asjad ei pea tegema, et
kui teil on väga spetsiifiline nagu nõue, mingi asi peab teistmoodi olema, siis te peate vaatama seda, et kas äkki peab midagi nullist üles ehitama, midagi sihukest. Aga muidu on vaikimisi kogu see asja tugi olemas, et siin ongi, et see on selline asi, et siin on see tavaline section bar funktsionaalsus ja siis siin on kasutatud seda splitti. Ehk siis ta tuvastab, et on kitsas ekraan, et ta ei hakka neid ülesse siia kokku toppima. Ja siis ta teeb ise, süsteem teeb otsuse, et paneme selle siia alla. See split funktsionaalsus peab siis eelnevalt arendaja poolt võimaldatud olema. Ja split action bar'i võimaldamine käib siis manifestis. Sellist, et activity lubate küll sellise UI optioni ja siis metadata. Et siin siis on tõenäoliselt, et mis tingimustel ta peaks need 8 tegema või kas üldse peaks. Ja siis teine asi, mis on väga selline oluline osa action bar'ist on siis navigation tabs. Et siin ongi näha, et üleval on siis tahvel arvuti tahvelarvuti action bar ja ilma igasuguse muudatuseta, ütleme, et see sama rakendus pannakse telefoni, siis siit on kohe näha, kuidas see muutub dünaamiliselt. Ehk te ei pea defineerima alternatiivset ressurssi näiteks tahvelarvutile ja telefonile, vaid te kasutate action bar app'it ja kogu see, kuidas öelda, elementide mahutamine ja paigutuse selline loogika mingis osas toimub dünaamiliselt, ehk siis teeb teie elu lihtsamaks. Ja siin ongi, et konkreetse näite puhul, et navigation mode pannakse siis tabs ja siis siin luuakse need tabid ja action bar'ile pannakse lihtsalt add tab. Konkreetsel juhul siis peaks seda looma 3 tabi ja siis lisama need tabid. Ja kogu see loogika vahetamine ja et kas ma kuvan nüüd action bar'i sees need või all, et see tehakse teie eest ära. Siis action bar, et aga ma korra mainisin, et kui teil on väga dünaamiliselt või väga spetsiifilised nõuded, siis action bar iseenesest on kasutada väga lihtne ja põhifunktsionaalselt saab väga hästi hakkama. Aga kui teil on mingid väga spetsiifilised nõuded, siis paraku action bar'i kasutamine ei pruugi olla võimalik. Ja samas kogu seda funktsionaalsust nüüd täiesti ise nullist luua, et see tundub ka selline, see on väga palju tööd, seal testimist, seal piksli haaval kõik paddingud, marginid, paikaajamine, testimine tahvelarvutitel, landscape portrait, telefon landscape portrait, et see on selline väga suur töö, et isegi kogu selle töö teete ära, sest tõenäoliselt jääb mingid potentsiaalsed X, Y, Z stsenaariumid, mida te ei suuda lihtsalt ette näha. Et ühesõnaga, kui teil on vaja midagi võimekamat, siis oleks mõttekam kasutada sellist asja nagu toolbar. Ehk see on ka selline väga uus asi, Android 5.0-ga tuli, support library'ga täielikult tagasi ühildav ja ta annab, üldmõistes ta on teda võib pidada siis action bar'i vanemaks, ehk siis ta on selline mõnevõrra abstraktsem kuidas öelda, et element. Ehk siis te saate suurem kontroll ja paindlikkus on tema sellisele funktsionaalsuse üle. Kuid samas jälle see on selline see on pluss, kuid samas see on ka miinus, sest te peate jälle rohkem tööd tegema, et saada võib-olla selline lahendus, mida te soovite. Aga üldjuhul, kui teil on
üldjuhul esimene asi peaks vaatama, et action bar, et kas see vastab minu nõuetele, kas ma saan seda kasutada. Kui tekib selline probleem, et mul on vaja mul on midagi võimekamat vaja, mul on vaja näiteks selline funktsionaalsus, mida seal action baris olemas pole, siis võiks vaadata toolbari poole. Kui tõesti teil on midagi täiesti sihukest täiesti midagi sihukest, mis on täiesti dünaamiline või ei vasta isegi toolbari nõuetele, siis te peate paraku ise selle loogika üles ehitama, mida te soovite. Ja siis selline disainprintsiibi koha pealt, et see, mis väga oluline või väga levinud printsiip, et action bar on kindlasti kõige levinum, siis järgmise on navigation drawer. Et seda kasutavad ka päris paljud rakendused, näiteks ma tean, et Gmail ja Google Play ja siis Google Docs ja ma arvan, et enamikud need Google Android rakendused kasutavad seda, mis on sellised moderniseeritud mingi viimase aasta jooksul. Ja mida see endast kujutab, on see, et kui te vasakult swipe'ite nagu paremale, tõmbate üle vasaku ääre siia ekraani keskele, siis peaks avanema niisugune menüü. Ja sinna menüüsse on võimalik siis saada ligi ka niimoodi, kui te lihtsalt vajutate siia rakenduse ikoonile. Ja see menüü siis peaks endas hoidma, siia menüüsse näiteks kindlasti ei tohiks panna selliseid asju, mis on teie rakenduse navigeerimise koha pealt nagu põhifunktsionaalsus või midagi sellist. Siia oleks mõttekam pigem paigutada, selles mõttes keegi ei saa teid keelata, et võid seda teha, aga need uuringud näitavad, mis kasutada seda kogemust ja kasutada rakenduse nagu kasutamise aega ja sihukest erinevad uuringud näitavad, et põhifunktsionaalsus sinna menüüsse pigem mitte panna, et siia panna pigem sihukesed asjad, mis on kas siis sellised asjad, mida kasutajal võib vaja minna, kuid väga harva, näiteks seaded, tagasiside, kasutaja tingimused, siis võib-olla mingi väga spetsiifilistele mingi alamenüüdele nagu otse ligipääsud ja siis ülejäänud siis näiteks siin tabide puhul siis oleks põhifunktsionaalsus, et nagu Google Play siis Movies on Movies, TV shows, personal videos ja siis navigation draweris settings, user feedback ja mis siuksed asjad, mingi subscriptions äkki või. Et see on jälle oleneb sellest, et mis rakendus on ja mida te nagu kasutajale pakute. Ja siis selle navigation draweriga, et see on et kuidas seda kasutusele võtta on see, et teie kogu layout'i ruutelemendiks peab olema siis drawer layout. Et ühesõnaga, kui me näiteks praktikumides tegime, et panime seal, et oli näiteks activity _main.xml-is oli näiteks relative layout, siis antud juhul siin peab olema selleks drawer layout. Ja mis siin drawer layout sees on siis navigatsiooni drawer, mingi view, konkreetsel juhul on see list view, mis kuvab nimekirja mingist nendest elementidest. See on tavaline list view. Ja siis teine element, mis on frame layout ja kogu ülejäänud rakendus elab siin sees. Ehk ühesõnaga see on selline placeholder, et näiteks kui kasutaja, ütleme neid, see on siin frame layout ja siis siin taga on, see ongi seesama. Ehk see on selline placeholder, et kui kasutaja vajab siit listist mingi elemendi, siis otsitakse üles frame layout ja siia sisse nagu injectitakse või sisestatakse mingi konkreetne laane.
siis kui ta ütleme, et nüüd siis tekstview 2, siis võetakse mingi muu vaade, pannakse sinna frame layout'i, siis kuvatakse kasutajale ja nii edasi. Et noh, siia üldjuhul pannakse, või noh, mõttekam on panna siia sisse fragmente. Et see võib olla niisugune mõnevõrra nagu keerulisem või lahendus, et sellest nagu aru saada, et kus mul nüüd see rakenduse kasutajaliides on. Et siis tegelikult ongi, et iga fragment siis hoiab iseendas kasutajaliidest ja vastavalt siis loogikale siis otsustatakse, et mis me nüüd siia frame layout'i sisse paneme. Aga jah, fragmentitest ma olen ühes loengus rääkinud, aga see on niisugune väga oluline osa Androidi arendamisest. Ja tõenäoliselt ma teen, 4. kodutöös on tõenäoliselt midagi fragmentitega seoses. Ja järgmises praktikumis ka tõenäoliselt räägime nagu praktiliselt käima need asjad läbi. Et see on selline, see on väga keeruline teema iseenesest, et seal on nagu neid erijuhte ja niisugust testimist ja eksperimenteerimist päris palju, kuid see on selline, modernse rakenduse arendamise seisukohalt on see selline väga oluline teema. Ja siis järgmine teema on see, et accessibility, ehk siis see on tagamine siis rakenduse sellise kasutamise võimaluse tagamine inimestele, kes ei pruugi, kas siis, kellel on näiteks probleeme, kas siis nägemise, kuulmisega või siis üldse nagu füüsiliste liigustustega või ühesõnaga kas osaliselt või siis täielikult nagu puudega inimestele. Ja selleks on siis näiteks mõistlik kasutada näiteks, kas siis view'de puhul siis on näiteks kasutada niisugust tag'i nagu content description, ehk siis ühesõnaga sellega ta kirjeldate ära, et mis siis antud pildis on. Et ütleme, et näiteks inimene on siis, näiteks ta on pime, või ta ei suuda visuaalselt midagi tuvastada, siis content descriptioniga ta näiteks kirjeldate ära, et mis seal pildi peal on. Et ütleme, et on mingi profiilipilt, siis content descriptionist ütlete, et profile image of the selected person või midagi sellist. Ja siis teine asi on see, et fookus navigeerimine ehk inimesed, kellel on näiteks kasutavad mingit riistvaralist seadet või tuge, näiteks mingit kas klaviatuuriga siis navigeerivad, siis Android rakendus on võimalik ka kasutada, et ilma, et ei puuduta ekraani. Ehk siis mingi riistvaraline seade on teil, kus siis on nuppudega võimalik siis erinevate view'de vahel navigeerida. Ja üldjuhul vaikimisi nagu out of box, et kui näiteks ta vaatab nood paremale, siis fokusseeritakse vaade, mis oli paremal, siis vaatab uuesti nood paremale, siis fokusseeritakse järgmine vaade. Aga üldjuhul see, vaikimisi on nagu see tugi kõik olemas ja see peaks töötama, aga seda tuleks testida, et kas on vajalik nagu mingi parameetri, või kas on vajalik defineerida, et mingid erijuhte, et kuskil võib-olla äkki see fookuse navigeerimine läheb katki või midagi niisugust. Ja siis esimese selle punkti kohta on veel see ka hea asi, et content description, et näiteks kui teil on action bar'il on mingid nupud, mis on niisugune suht hidden feature Androidis, et kui teil näiteks action bar'is on mingid nupud ja ütleme niisugune nupp, et ma ei saa aru, mida see teeb. Ja kui mul on defineeritud sellele content description ja kui te panete selle nupule ning hoiate sõrme all, siis ta ütleb selle teksti, mida see nupp endast kujutab. Ehk siis eeldusel muidugi, et arendaja poolt on see content description küll pandud.
ma saan näiteks kohe testida, kas Google Play's on seda tehtud. No eelduste kohaselt see peaks väga suure tõenäosusega on, kuna Google Play kui selline peaks olema niisugune teeraja või väga oluline rakendus selle Androidi ökosüsteemi. Okei, ma Google Play'd ei leid praegu. Näiteks Gmalis, kui te lähete, siis action bar'il näiteks hoiate seda search ikoonil hoiate all, eeldusel ütleme, et ei tea, mis see ikoon endast tähendab. Hoiate nuppu sõrme peal, siis tal ilmub see tekst, et see on search. Aga mingi kõnesente saab praegu hiljuti ka segast. Kuidas? Mingi kõnesente saab segast. Jah, seda peaks, seda ma täpsemalt ei oska öelda, aga ma eeldan, et ta loeb seda ette ka selles mõttes. Et kui see hakkab ikkagi seda? Jah, ta peaks seda ette lugema. Et ma väga nende detailidega väga palju kursis ei ole, et ma ise pole sellist rakendusi loonud, mis oleks nagu otseselt suunatud sellisele vaegkuulnäitele või vaegnägijatele. Aga need on sellised asjad, mida võiks silmas pidada. Ja ise ma tegelikult ei kujutagi ette ausalt öeldes, et kui inimene on pime, et kuidas tema jaoks näeb välja see nutitelefoni rakenduse kasutamine ja mis osas see üldse nagu võimalik on ja kuidas see nagu võimalik on. Aga need on sellised, need on, mis ma praegu räägin, sellised head tavad, mida võiks teha või nagu oleks kasulik. Ja siis kolmas punkt on see, et ainult sellised audio tagasisidet, mingid teavitusi asju, ehk neid siis pigem vältida. Ehk muidu tavaliselt mingi teavitusega saadetakse ka visuaalne tagasiside, et midagi muutus või mingi tekst või mingi nupul midagi muutus. Aga kui te saadate ainult audio tagasisidet, et siis sellest lähtuvalt peaks kasutaja kas mingeid valikuid tegema või otsuseid. Et siis inimene, kes on näiteks vaegkuulaja, siis tema ei pruugi sellest tagasisidest aru saada, sest ta ei kuule seda lihtsalt. Et siis olekski vaja, et näiteks kuvada ka mingi tagasiside, et siis mingi tekst, et teavitus tuli või nüüd tee seda või muuda midagi. Ja siis neljas punkt on see, et tekstide suuruse defineerimisel kasutada SP-d, mitte TP. Ehk siis SP on Scale Independent Pixel ja TP on siis Device Independent Pixel. Iseenesest kasutada TP-d, kõik töötab, ei ole mingi probleem. Nii kaua, kuni kasutaja otsustab siis, kui kasutaja näiteks vaegnägija, otsustab muuta endal süsteemi seadet ehk muuda kõikides rakendustes teksti suurus ülisuureks. Kui te olete kasutanud TP-d, siis ta läheb teie rakendusse tagasi peale seda, kui ta on seda teksti nagu ülisuureks seadet peal muutnud, siis tema jaoks on ikkagi see tekst väike või täpselt sama, mis enne. Aga kui teil on SP kasutusele võetud, siis dünaamiliselt siis ta skaleerib seda teksti suuremaks. Ja näiteks sellel vaegnägijal on võimalik siis kasutada teie rakendust. Ja need ongi sellised teemad, mida peaks silmas pidama, et kui luua rakendusi, mis sobituksid või ühilduksid nagu paljude erinevate nagu inimeste ja nende nõuetega. Siis järgmine teema on notifications, ehk siis põhimõtteliselt teil on rakenduse arendaja, on teil võimalik saata kasutajale
kasutajale teavituse, isegi kui ta ei kasuta teie rakendust. Ehk siis selleks on notifications API Androidis olemas. Ja siis algselt ta notification ilmub siia ikoonina ja siis kui ta nagu kasutaja avab selle navigation driver'i, siis üldjuhul alla swipe'ides niimoodi, siis tal on võimalik seda detaile näha, et mis te saatsite, kas mingi tekstisõnumi talle või on teil mingi link kuskile teisele vaatesse, et siis ta saab selle notification peale vajutada ja see ilmub. Ja nende notification itega tuleb selles mõttes olla uuematel Androidi versioonidel on võimalik prioriteedid määrata ja kategooriad ja nii edasi. Aga vanematega oli see, et nendega tuleb kas siis anda kasutajale mingi osaliselt, kas siis need osaliselt kinni keerata või siis lihtsalt ise saata neid mõistlikus kogumuses. Et kui teete mingi rakenduses, kogu aeg saadate mingi notification, mis on näiteks heliga ja vibratsiooniga, siis kasutajal võib tekkida mingi, mis on niisugune küllaltki väheolulised andmed, siis kasutajal võib mingi hetk tekkida selline olukord, et need ei ole üldse vajalikud andmed, et mind häirib see, et kogu aeg saadetakse neid teavitusi, ma pean nagu aktiivselt kogu aeg jälgima, et mis rakenduses nüüd see teavitus tuli, äkki see on mingi oluline asi, see on mingi see on jälle sellest rakendusest, mis minu jaoks nagu väga oluline olen, et siin peaks läbi mõtlema, et kui palju ma nagu kasutajalt nii-öelda segan või kui palju ma talt nagu tähelepanu nõuan. Et kui te nagu väga palju tähelepanu nõuate, siis võib juhtuda selline asi, et ma ei mäleta, mis Android 4.3-st vist tuli nüüd see võimalus, et on võimalik nagu konkreetsel rakendusel siis täielikult teavitused välja lülitada. Ehk siis võib juhtuda selline olukord, et kasutaja keerab nagu teie süsteemi nagu teavitused nagu täielikult välja. Või siis võib juhtuda veel midagi hullemat, on see, et ta siis kustutab teie rakenduse nagu ära. Või siis midagi sellest veel hullemat on see, et ta algselt paneb selle 1 tärni reitingu teile Google Play'sse ja siis kustutab rakendusele. Et see on niisugune asi, mida peaks kaaluma, et kui palju ma seda kasutaja nagu tähelepanu nõuan. Ja siin ongi näha, et kui siin oli, et ütleme, et siin tuli mingi ikoon tuli enne, siis kui kasutaja avab selle navigation driver'is on midagi siukest ja siis expanding notifications lisandus Android 4.3 äkki. Et see on siukene asi, et kui ta on siin, on see notification avatud, siis vist oli niimoodi, et sa swipe'id ja siis avanevad veel omakorda selle notificationi detailid. See on jälle siukene asi, et kas arendaja on selle toe sinna loonud või mitte. Et võimalik, et üldse selle expandimine polegi võimalik. Ja siin on parem on näha siis Google Watch see notification, et siin on andmese kuvatud ja siis kui ta expandib, siis ta näeb, et rohkem detaile. Ja see on, nagu ma ütlesin, et see on see, et arendaja enda implementatsioon, et kas ta on selle toe loonud või mitte, et see ei ole nagu kohustuslik. Ja siis notificationitel on külge võimalik panna action'id, et mis on selline, minu arust päris kasulik asi, et näiteks näiteks Androidis ma tean, et kui on sul näiteks vastamata kõne, siis seal näiteks on niisugune action button nagu callback. Ehk see on päris niisugune, üldjuhul kui mul on vastamata kõne, et kas ma siis panen selle notification nagu eemaldan või teine põhilahendus või niisugune põhifunktsionaalsus on niisugune tagasihelistamine. Et siis on väga mugav, et kui see on juba kasutaja nagu põhifunktsionaalsus on kohe selle
teavitus külge pandud, et ta saab kohe tagasi helistada, mitte ta ei pea kuskile vajutamas, mingi profiili valimas. Ja siis sealt omakorda alles helistama. Ja nagu siin näite puhul, et see on siis tõenäoliselt kalendris on mingi event, et siis ta saab e-mailida nendele osalejatele, mis on siukene, et et ma jään 10 minutit hiljaks, ma ei saa tulla. Või mingeid muid detaile või siis ta saab selle snuusida, ehk siis ta saab ajutiselt siis selle teavituse tagataustale panna. Ja siis seal paremal on Google Watchi asi, et seal on see sama teavitus, aga siis seal on see action on küljes, ehk siis see peaks olema replay, ehk siis ta peaks olema sama action, mis email quest, ma eeldan. Ja nüüd ongi, et siin küllaltki uus asi on notification'id ja prioriteedid, et eelnevatel vanematel Android versioonidel niimoodi, et ei olnud, see oli täielik, suhteliselt kaos oli see asi, et ei olnud vahet, kas sul on mingi ülikriitiline teavitus, et kas siis mingi telefoni keegi helistas või siis, ma ei tea, põhimõtteliselt mingi katastroofirakendus äkki annab mingi hoiatuse, et kohe mingi maavärin midagi toimus. Või see oli mingi siuke teavitus, et kuskil mingi Angry Birds andis sulle teada, et tuli uus in-app, mingi purchase, mingi 30% off või midagi siukest, et kõik läks nagu ühte patta selles mõttes. Et kui see kasutaja fookus, et kumb tal nüüd on olulisem, et see nagu hajus kogu selle notification'ite hulga peale ära, et ei olnud siukest nagu paigutust, et kasutaja saaks vaadata, et nüüd ma vaatan praegu ära, mis need on olulised ja mis on nagu mitte olulised, et nendega ma nagu pigem hetkel ei tegeleks. Aga nüüd on siis võimalik defineerida prioriteedid, ehk siis max ja mini vahele. Et siin ongi, et siis max on siis väga urgent and time critical, et siuksed siuksed andmed, mis riknevad nagu väga kriitiliselt. Ehk siis mingi navigeerimine või sõidad mingist, ma ei tea, sõidast mingi restoranist mööda, mis on sinu sõprade poolt mingi ülihästi hinnatud ja sul on kalendris veel, et sa soovid mingi päev sinna minna, et see läheks siia maxi või high juurde. Et see on siuke väga kiiresti riknev nagu andmehulk, kuna kui sõidad sellest mööda, siis kui sa oled juba hiljem kuskil kaugemal, siis see ei oma enam sinu jaoks tähtsust. Ja siis minimaalne siuksed süsteemi uuendused, ilma andmed, ma ei tea, siuksed nagu jooksev mingi stream, mingi notification'ites peale. Ja siis siia vahele need niimoodi paigutavad. See on täiesti, siin ei ole siukest nagu karmi ja konkreetset protokolli, et kui sul on nüüd mingi Facebooki share, et mingi sõber reshare'is siis, et nüüd sa pane sinna kindlasti sinna ja kui sul on mingi Google Maps'i mingi navigeerimine, siis see on kindlasti see kategooria, et see on siukene arendaja nagu kõhutunne, et kuidas tema seda asja näeb või kuidas tema rakendused, mis on sisend ja väljund siin tema rakenduses ja kes on üldse tarbijad ja kus mis on üldse see nagu üldne kultuur, et see on siukene, see on jälle guideline, et see ei ole reegel. Siis notification'it on võimalik ka kategooriat defineerida, ehk siis message, email, mingi promo, reklaamid, sotsiaalmeedia asjad ja siis operatsioonisüsteem on ise võimeline, et kui ta need notification'id tuleb seal võib-olla üldse on mingi siukene väga aktiivne kasutaja, et tal võib tulla näiteks 5 erinevat sotsiaalmeedia rakendust ja igast ühest tuleb näiteks 10 teavitust, siis ta oskab need nagu paigutada ühte kategooriasse ja siis öelda, et sotsiaalmeediast on need rakendused,
nagu on saatnud teavitusi ja nii edasi. Et see on niisugune sorteerimise nagu operatsioonisüsteemi poolt nagu sorteerimiseks niisugune lisaandmehulk, et mille järgi mingid tegevused teha. Ja siis jah, okei, siin on siis Android 5-ga veel ametlikult siis lisandusid lock screen notification'id, ehk siis need on need teavitused, mis asuvad telefoni ekraanil ilma, et te oleksite seda lukust lahti teinud. Et enne Android 5.0 oli siuksed launcherid ja siuksed lisa või kolmanda osapoole neid romme, mis võimaldasid seda, aga nüüd Android 5-ga tuli see ametlikult. Ja siin tekib, koheselt tekib see probleem, et mis see lock screen'i mõte on, et lock screen'i mõte on ju peita siukseid delikaatseid andmed või nagu hoida privaatsust. Aga ütleme nüüd, kui rakendus hakkab saatma mingeid teavitusi, siis need teavitused omakorda või notification'id omakorda võivad endast hoida väga siukest delikaatset infot, mida te ei soovi, mis kolmanda osapoolte nagu silmad ette satuks või mis jääks nagu lock screen'i taha. Siis siia on lisaks ehitatud juurde niisugune funktsionaalsus, et on võimalik siis defineerida, et notificationites, et kas ta on nüüd avalik, et kas ma saan kogu selle info nüüd lock screen'il näidata, et kas ta on secret, ehk siis ära üldse nagu lock screen'il teavita, et niisugune notification tuli, või siis tal on private, ehk siis näite põhiinfot lock screen'il ala, et näiteks mingi Facebooki äpist on sul näiteks, keegi saatis sulle sõnumi. Siis kui ta avad lock screen'i, selle private'i puhul, siis sa näed nagu, et kes selle sõnumi saatis ja siis sa näed notification'is selle sõnumi headerit, ehk siis mingi paari esimest lauset või midagi siukest. Et siin on võimalik siis privaatsuse kaalutlustel on siin võimalik siis sorteerida seda delikaatset infot välja. Ja siis on heads up notification, et see on ka nagu täiesti uus asi, et kui kasutaja on siis rakenduse täisekraani vaates, et siis kui tal on üleval see staatusbaar on peidetud, samuti navigation baar peidetud, siis ja tuleb mingi väga ülikriitiline teavitus, siis on võimalik saata siis on võimalik kuvada isegi see teavitus selles full screen vaates, et kui muidu on nagu kõik teavitused kuvatakse siin staatusbaaril, aga kui sul seda staatusbaari näiteks full screen vaates ei ole, et kus sa nüüd saad teada, et sul see teavitus tuli. Ja siukene, et saadab mingi heli, et ma nüüd pean kuskilt full screen'ist välja minema, vaatama, mis seal tuli, et see on ka siukene, seal pead ühe lisakliki jälle tegema, vaata. Siis mugavuse mõttes on toodud välja siukene asi, et siis see heads up notification, mis on kohe notification, mis haarab selle kasutaja fookuse ja mille küljes on siis need action buttonid. Et nüüd ma ei tea, et kuidas operatsioonisüsteem nüüd otsustab, et millise ma saadan nüüd selle full screen vaates, millise notification või millise mitte, aga ma eeldaks, et see on siis priority, kui on max ja kui on mingi action on tal küljes. Ja et kui tekib nüüd, ütleme, et kasutaja on väga aktiivne siukene rakenduste kasutaja, siis tekib olukord, kus tal on neid teavitusi väga palju. Seal võib olla isegi kuni sadades. Siis nüüd on vaja operatsioonisüsteemile otsustada. Konkreetsel juhul siis on
siis operatsioonisüsteemil on vaja otsustada, et milline on see teavitus, mis kuvatakse nimekirjas ülevalpool ja mis on tähtsam, ühesõnaga, et kui kasutaja alustab lugemist, siis ülevalt alla. Ja milline on selline vähem tähtsam, ehk siis mille saab paigutada allapoole. Ja siis operatsioonisüsteem teeb selle otsuse, siis võttes arvesse järgmisi parameetrid, et kas ta paigutab selle üles või alla, et siis millal see teavitus tuli, ehk siis timestamp, siis mis ütles see rakendus, et mis on tema prioriteediks, et see on siis jälle see notification priority, et kas sellel on siis küljes kas heliteavitus või vibratsiooniteavitus ja kas sellel teavituses on seotud nagu teisi inimesi, ehk siis keegi saatis mingi sõnumi ja kas need on start context, ehk siis see on siis niisugune konkreetselt ma ei tea, mis start context, aga see, ma arvan, et siin eeldatakse siis, et Android operatsioonisüsteemi rakendus vist oli people ja siis seal on võimalik siis tähtsamalt nagu defineerida need inimesed, et nagu favoritesi lisada. Ja siis vastavalt sellele, et ta otsustab, et sorteerida neid, et mis läheb ülespoole ja mis allapoole. Et võibki tekkida selline olukord näiteks, et on üks teavitus, mis on nagu vana, aga mis on nagu ülitähtis ja ülikriitiline. Võib-olla ülevalpool, kui teavitus, mis on selline tühine, kuid mis tuli näiteks mingi 1 sekund tagasi. Siis dialoogid. Dialoogid on ka niisugune küllaltki mugav lahendus saada kasutaja sisendit, ilma et te peaksite enda kasutaja liideses näiteks mingit layout'is, mingit lineaarview'sid või mingi edit tekste või mingid niisugused asja tegema. Et dialoogid on sellest, kuidas öelda, teie rakendusest nagu teie rakenduse kasutajaliidest nagu mõnevõrra eraldi seisvad või üles tõusvad. Et siin ongi, et kui nüüd tuleb dialoogi teete, siis teie activity'le tehakse on pause ja siis ilmub niisugune uus aken sinna peale. Et need on niisugused väga mugavad asjad, küllaltki niisugust mingi minimalistlikku nagu kasutaja sisendit saada kuskil väga kriitilises kohas. Ja antud juhul siis siin ta küsib mingit, siin on päis, siis on sisu ja siis on siin action need funktsionaalsus. Ja selle loomine läheb, põhimõtteliselt kõik dialoogid on alert dialoogid, et selles mõttes, et siin on mingid, kõik dialoogid üldjuhul käivad läbi alert dialoog.builderil luuakse. Seal on mingi erinevad dialoogidest erinevad nagu need tüübid, kui need on niisugused väga, väga spetsiifilised ja mitte väga levinud. Ehk siis alert dialoogist teil on võimalik kasutada kas siis valmis seda template'i, ehk siis panete lihtsalt set message, set title, set positive button, set negative button ja that's it. Või siis teil on isegi võimalik täiesti custom asja teha ka samamoodi alert dialoogi peale üles ehitada, et panete oma layout ja siis oma layoutis defineerite, mida teeb. Ja siin ongi builder.create ja .show ja on dialoog olemas. Aga selle dialoogi on see, et kuna ta on teie kasutajaliidlise layoutis täiesti eraldiseisev, siis kui teil dialoog tuleb ette ja te keerate seadet, siis kogu see dialoog kustutatakse ära. Et siin peaks seda arvesse võtma. Siis järgmise aja siin settings. Et see on niisugune, see on küllaltki niisugune levinud muster, mida kasutada, et päris paljudel rakendustel on selline seadeid alamenüü, siis siin on jälle olemas alamkomponent nende vaadete tegemiseks, et te ei pea hakkama siin käsitsi tegema, et mingid kujundust, et siia panete list view,
siis list view sisse panete igal mingi 2 text view'd ja siis osadele panete siia mingi selle checkbox'i, siis siia teete veel alamkategooriad ja siis panete igast on-click listenerid ja siuksed asjad. Et kogu see funktsionaalsus on juba sisse ehitatud, saate eelkasutatud nagu mudelit kasutusse võtta. Et hea on see selles mõttes, et see loob nagu ühtse kasutajakogemuse erinevate rakenduste vahel. Ja preference'id põhilised, 3 põhilist on checkbox preference, see on siis see. Neid te saate ise järjest laduda, panna siia pealkirju ja siis panna, et siia pane üks checkbox preference, siia veel üks, siia pane mingi muu asi ja nagu moodulid laod üksteise vahel kokku. Checkbox preference on siis, võtab true false value. List preference on, kus hoiab nimekirja checkboxidest ja siis edit text on siis selline, mis avab dialoogi, kus on võimalik siis sisestada kasutaja teksti. Ja kui nendest 3 ei piisa, siis on alati võimalik luua neid custom preference'e ehk siis baaspreference'i extend'id ja siis natuke modifitseerid seda kasutajaliidest ja kirjutad sinna enda funktsionaalsuse. Ja siin ongi, et põhimõtteliselt kogu see preference screen on lihtsalt defineeritud XML-is niimoodi. Preference screen, siis checkbox preference ja siis list preference. Ja siin kõige oluliselt on see key, ehk siis see on see, kuhu väärtus salvestatakse ja kus te saate selle välja lugeda. Title, summary, need on isekirjeldavad, mis vaikimise väljus on samamoodi. Siin on list preference, siin on siis ta annab ette entries ehk siis nimekirja kasutaja valikutest. Okei, see ja siis list preferences kuvab selle nimekirja entries ja entry values puhul siis mida kasutaja saab siis valida. Ja ütleme nii, et kui teil on see modulaarne see settings screen loodud on ja nüüd te soovite siis leida, et näiteks kasutaja valis, ütleme võtame, mis siit on näiteks vibrate when ring on et nüüd ma saadan mingi notification on et kas ma nüüd kasutan seda vibratsiooni või ei kasuta. Nüüd teil on vaja see andmehulk välja näiteks lugeda. Siis see on võimalik kasutades shared preference'i. Siit loote preference manager'ist, poolt saate see objekti, millel on viide ja siis shared pref, konkreetse näite puhul see oleks get boolean ja siis siin annate ette selle key, mis te defineerisite siin. Ma ei näe praegu, mis seal taga on, aga siin key ja siis siin on see vaikimise väärtus. Ja siis saategi selle booleani kätte, et kas ma nüüd, mis ta oligi, kas ma nüüd vibreerin, kui saadan teavituse või mitte, et mis on kasutaja valik. Ja viimane teema on siis WebView. Et üldjuhul on seda Android rakendusi on siis võimalik 2 viisi teha, et on kas te arendate nagu Android SDK-d, siis selle kirjutate Androidi runtime'i jaoks sellise spetsiifilise lahenduse, nagu meie teeme. Või siin on teine võimalus on see, et kasutate veebirakendust. Ehk siis kuvate lihtsalt mingi veebilehe sisu,
mis on siis näiteks mobiiltelefoni optimeeritud ja näiteks skaleerib siis vastavalt sellele, kui suur on ekraan. Ja et need on siis nendest kahest osast ja nüüd ma räägingi sellest WebView'st ja sellest teisest võimalikust variandist ehk siis kasutame ehk siis selle veebi kuvamine Android rakenduses. Ja selle jaoks on üks väga niisugune praktiline view nagu WebView. Ja põhimõtteliselt teil on võimalik, igas Android rakenduses on väga lihtne või väga lihtsalt võimalik siis renderdada mingit veebilehte. Ja siin on näha, et on WebView, on layoutis ja pöörd selle poole nii, et leiate selle referentsi või viite selle WebView'le ja siis lihtsalt load URL ja kõik tehtud, selles mõttes täiesti toimiv ja funktsionaalne veebilehitseja on teie rakendus olemas. Ehk miks, eriti kasulik on see sellistel vaadete puhul, mis ei ole, mis on siuksed, kuidas öelda, võib-olla metaandmete kuvamiseks. Ehk ütleme näiteks, metaandmed ei ole õige sõna, aga lihtsalt siukselt mitte väga tähtsate andmete kuvamiseks, näiteks kasutajatingimused, et ei pea hakkama seda kasutajaliidest siis täiesti nullist kuskil kokku laduma ja siis mingit kuskil activity sees kuvama, vaid saate lihtsalt teha WebView ja siis näiteks kuskil veebis on teil see kasutajatingimused olemas, saate sinna URL-ile ja põhimõtteliselt ongi kogu see vaade tehtud. Teine asi, mis samas võib seda näiteks kasutada veel mingi korduva kipu küsimused või siis mingi tagasiside või siuksed asjad. Et kus on juba, näiteks kui teil on veebis mingi lahendus tehtud juba, siis mis on mobiilse veebiga või küllaltki hea mobiilses veebis kasutatav, siis te saate väga lihtsalt võtta selle WebView vaate ja sinna anda URL-i ette ja on, kuidas öelda, on see osa kaetud. Eriti kui teil on mitu klienti ja siis näiteks teised kliendid kõik pöörduvad selle sama vaate poole. Või sama selle veebi URL-i poole. Ja siis seda WebView'd on nii-öelda võimalik breachida ka siis JavaScripti koodiga. Ehk siis defineerite Androidis JavaScript interface'i annotatsiooniga ja siis selle interface'i lisate WebView'sse. Ja siin on siis WebAppi interface defineeritud. Siin ärge seda nimest laske ennast segada, et ta ei ole interface tüüpi. Ta on lihtsalt tavane Java klass. Ja siin on niisugune JavaScript interface annotatsioon. Ja see on siis JavaScripti koodile lihtsasti või ligipääsetav. Ja siin ta siis pöördub selle meetodi poole ja siis saadab, kuidas öelda, selle Android SDK baasil loodud rakenduse siukse toast selle sõnumi. Et siin võite mis iganes funktsionaalsust kasutada. Et see on siukene küllaltki hea mõned asjad, mis on praktiline teha veebis, ehk siis multiplatvorm, mis oleks multiplatvorm ja siuksed lihtsamad asjad. Samas mõned asjad oleks mõistlik teha kliendi baasil, mis nõuavad sellist, Android kliendi baasil, mis nõuavad siukest väga tugevat arvutustele optimeeritust ja siukest, kuidas öelda, ühtset kasutajaliidese Android spetsiifilist kogemust, siis see breachimine ongi hea, et siin kuskil omavahel neid siduda või et ühe tugevused võtad ja ühendad teise tugevused, et siis saad siukse ühtse lahenduse. Ja siis ongi, et WebView'st te teete, Android rakendust teete siukse asja ja siis mis iganes veebis kuskil loote siukse asja, et mis on siis JavaScript ja mis võtab selle Android, ma ei teagi, mis ta on nüüd JavaScriptis, kas klass või objekt või
et selle Android prefixiga siis saate pöörduda otse nagu selle native koodi poole. Ja noh, siin puhul tuleks kindlasti seda silmas pidada, et siuke breachimist teha, et te peaksite, teil tuleks olla kindel, et see veeb, mida te kuvate või see JavaScript, et see oleks turvaline. Et ei oleks mingi kolmanda osapoole siuksed lahendusi sinna tehtud, millest ei ole teadlik, kust on võimalik siis JavaScripti kaudu nagu teie füüsiliste sinna Android klientigast probleeme tekitada. Vot. Aga jah, sellega siis tänane loeng lõpetab. Nägemist.